Tervist! Täna me siis räägime minu ajalooprojektist. Seega lähme siis hakkame vaatama, mis siis juhtus see aeg ja mis tuli teha. Eesti kooli ajalugu 19. sajandi lõpus. Millal hakkasid Eestis lapsed koolis käima? Eesti lapsed käisid koolis juba ammu. Esimesed koolid rajati Eestisse 13. sajandil. Need olid aga linnas. Maale tehti koolid palju hiljem, 19. sajandil. Lõpuks olid koolid juba igas vallas. Nüüd oleme me järgmise teema juures, milleks on, mis koolid olid olemas. 19. sajandi lõpus oli Eestis mitut sorti koole. Kõige väiksemad olid vallakoolid. Siis tulid ministeeriumikoolid, natuke suuremad olid kihelkonnakoolid. Nendes oli rohkem klasse kui vallakoolides ja ministeeriumikoolides. Kõige rohkem klasse oli linnakoolides. Eestis oli ka oma ülikool, Tartu Ülikool. Kohalikud sakslased õppisid saksa keeles, Tartu Ülikool oli ka saksakeelne. Mis on ikka, kui asume järgmine teema juurde. Ja nüüd me oleme järgmine teema juures, milleks on, kui kaua koolis käidi. Vallakoolis käisid lapsed ainult 1 aasta. Vallakoolis oli ainult 1 õpetaja. Kihelkonnakoolid olid maakonnakeskuses. Neid oli palju vähem kui vallakoole. Neis käidi 3–5 aastat. Õpilased käisid kihelkonnakoolis tavaliselt 10–13 aastat. Kihelkonnakoolis oli tavaliselt 3 õpetajat. Linnakoolis sai õppida kauem kuni 16 saamiseni. Seal oli palju õpetajaid. Nüüd me räägime sellest, mis aineid vanasti õpetati. Kihelkonnakoolis ja vallakoolis õpetati selliseid õppeaineid: vene keel, eesti keel, aritmeetika, geograafia, laulmine, kalligraafia, võimlemine, käsitöö, usuõpetus. 19. sajandi lõpus oli koolide venestamine. See tähendas seda, et õpetati vene keeles, välja arvatud eesti keelt. Koolis said lapsed ka laulda. Kes oskas, see sai pilli mängida, lisaks sai joonistada, voolida, meisterdada, natuke puutööd teha ja tüdrukud said käsitööd teha. Mis on siis ikka, liigume järgmise teema juurde. Nüüd me liigume järgmine teema juurde, selleks on, millal ja kuidas käidi koolis. Kool algas peale sügise tööde lõppu, kuskil oktoobris. Kool lõppes karjalaskepäeval aprillis, jõulude ajal oli vaheaeg, koolis käidi hobustega, lähemad lapsed tulid jalakooli. Ja mis on ikka, liigume järgmine teema juurde. Nüüd selleks teemaks on, mis ruumid olid koolis. Kaugemad lapsed ööbisid koolimajas, lähemad lapsed ööbisid kodus, aga talvel nemad ka koolimajas. Koolis magamist nimetati internaadiks. Koolimajas oli suur klassi tuba, sahver, magamistuba ja vahel ka tuba õpetajate sahvris. Hoidsid lapsed toitu, mida nad kodust kaasa võtsid. Sahvris olid näiteks piimanõud, leivapätsid, lihatükid, kartulipuder ja jahupuder. Ja nüüd mis ikka, liigume järgmise teema juurde. Mis ajal kool käis? Koolipäev algas hommikul kell 9 ja lõppes pärastlõunal kell 16:00 ehk siis kell 4. Peale seda tegid õpilased koduseid ülesandeid. Ja nüüd me ikka liigume järgmine teema juurde.
et järgmiseks teemaks on siis, et mis õppevahendid olid. Klassis oli suur tahvel, kuhu kirjutati kreidiga. Igal lapsel oli oma väike tahvel, kuhu kirjutati ka kreidiga. Lastel olid ka õpikud, palju õpikuid oli vene keeles, kirjutati ka paberi peale sule ja tindiga. Ja jah, siis vaatame, mis järgmises teemas on. Okei, nüüd see teema pole nii väga nüüd nüüd see on minuga seotud, et mis vanas koolis ma olen käinud. Ma olen vanadest koolist käinud Palamuse kihelkonna koolis. Me proovisime vennaga sule ja tindiga kirjutamist ja ütleme ausalt, see oli päris raske. Ja see oligi teemaga kõik ja jah, tegime järgmise juurde. Ja nüüd selleks teemaks on, mis olid usukoolid. Osad koolid olid luteri usukoolid ja osad koolid olid õigeusukoolid ja see ongi see teema käis kõik. Seega liigume järgmise juurde. Ja nüüd me räägime, et mida tehti vabal ajal. Vabal ajal said lapsed pilli mängida, näiteks viiulit või kannelt, talvel said nad uisutada, jõulude ajal nad laulsid, kui tuju oli, siis nad tantsisid. Lapsed tegid vabal ajal ka käsitööd ja kodus pidid nad palju maatööd tegema. Näiteks karjas käima, loomadele toitu anda, heina tegema ja rohkem siin ei olnudki sellest teemast, seega lähme järgmise juurde. Ja nüüd me räägime sellest, mis pahandust vanasti koolis tehti. Kui nad talvel õhtul koolis olid, siis mõtlesid nad igasuguseid asju välja. Nad tegid kummitust järgi, vana aja lapsed tegid ka pahandust, nagu nüüd näiteks kevadest tõi Toots kutsika kooli, lasi sauna akna puruks, jõi ennast purju ja teisi lollusi. Tõnisson lasi teise kooli laste parve põhja, 2 kooli poisid kaklesid ja rohkem siin teemas ei olegi, et tegime järgmise juurde. Oled sa seekord teine? Ta on Kentuki lõvi. Mis sa jahatad? Noh, nüüd surre koer! 1, 2 ja 3. Te kurrad ja hingid, te tapate inimesi! Nüüd selleks järgmiseks teemaks on, et kas vanasti koolis kiusati. Ja selleks vastuajaks on, et jaa, vanasti kiusati koolis küll. Mõned olid sõbrad ja mõned vaenlased. Näiteks Toots tiris teele tantsima ja narris ning kiusas Kiirt. Ükskord ta meelitas Kiire külma saunagi. Ja liigume siis järgmise teema juurde. Joi, sinule tahaks mina anda ühe hea kerreda ja tappa. Vaat hõlmu, kui midagi on, kohe kaebama. Soo, mis sa meie lihtsalt tegid? Tegin, mis ma tegin, aga tappa sa saad. Ja nüüd selleks teemaks on, et mis karistused olid. Karistusteks jäeti vanasti lapsed peale tunde, nad õppisid kirikulaule pähe. Üks karistus oli nii, et laps pidi hernest peal põlvili olema ja siis lähme nüüd järgmise teema juurde. Muidu hakkavad nad rääkima, ajavad süü teise peale, aga see on tumm nagu kala. Jääd nädalaks ajaks pärast tunde istuma ja õpid iga päev 4 salmi lauluraamatust päev. Ja nüüd selleks teemaks on siis, et mida pidid lapsed kooli lõpus oskama.
kui lapsed kooli lõpetasid, siis pidid nad lugeda ja kirjutada oskama. Natuke pidid oskama arvutada ja vene keelt. Kirikulaule pidi peast teadma, 10 käsku pidi ka peast teadma. Seda kõike pidi oskama kihelkonna kooli lõpus. Linnakoolis pidi palju rohkem asju oskama. Ja nüüd selleks järgmiseks teemaks, ehk siis sellest teemaks on, et kas kõik lapsed käisid koolis ja vastuseks on ei, et osad õppisid ka kodus, osad lapsed ei käinud üldse koolis, igal kevadel pidid nad koolis ette näitama, mida nad on kodus õppinud. Ja see teemaga oli siis kõik ja liigume järgmise juurde. Et viimaks teemaks on, et kus õpetajad õppisid. Õpetajad õppisid ametite õpetajate seminaarides. Köstrid õppisid oma ametit usukoolis ehk vaimulike koolis, õpetajad ja köstrid olid mehed. Ja see oligi siis viimane teema, et aitäh vaatamast ja tšauki!